Normaalne. Harjutuse lõpuosa jääb kaadrist välja või? Kõige tähtsam osa nagu. Mis mõttes? Super kaameratöö minu poolt, eks ole. Okei, treenimis rindeblokid käesolev stiilis. Kui me rinde treenime blokid ja nii treenime, eks ole. Teeme nii, et oleks käesolev mõttes ka nagu hea see. Hea kasulik. Nii, ja näiteks kalarinde treenimis niimoodi, et võtame siis köied, köit tasemel võib ka rätiku või rihma võtta, siis hoiame seda kinni niimoodi ja teeme siis lõpus supinatsiooni harjutust, mis on hea näiteks huupstiilis võistlemiseks näiteks. Tehke selle supinatsiooni variandiga siis esimene ja kolmas seeria näiteks, keskmine võiks olla ikka jõhker tavaliste käepidamitega. Teine varianti ülarind siis võtame rihma või siis minu puhul siis köie hetkel või siis rätiku ja hoiame nagu haamla stiilis neid ja lükkame üles nii, et köied on siis või siis riht või rätik jällegi on üle sõrmede ja hoiame seda niimoodi, et ranne siis alla ei vajuks, et see on suht raske, aga samamoodi esimene ja kolmas seeria võiks olla niimoodi tehes ülarinda. Võtame siis keskmise ringa ka ja mina kasutan siin wrist rollerit, keeran kohe vingise peale veits, et ta kisuks lahti mul seda rannet ja seda ma teen siis samamoodi niimoodi, et põhimõtteliselt küünanukk on nagu natukene kehast eemal eespool, et ei ole päris vastu keha ja täisamplituudiga ja siis veel jätan stopp siin, sest see stopp peaks olema umbes seal kohal, kus sa alustad võitlust käesolemas laua taga, et sa treeniksid seda teatud kohta tugevamaks siis. Ja mõnusa venituse sa saatsid, samamoodi töötavad siin esiõlg ja triitseps, nii et kombo väike selline siis. Tahate natuke mehisemaid raskuseid peale lükata, siis tehke seda sama harjutust siis rihmaga. See, et vahepeal siis stopp panete selle kindla nurga all, see on valikuline, seda ei pea tegema, mulle meeldib seda teha. See on mul lõpuni, tagasi löök hops, peatan kinni ja lükkan uuesti lõpuni, korralik pump, see on üks parimaid harjutusi üldse, me saab teha käesolevas mõttes minu arvates. Nii et proovige neid harjutusi ja andke teada, kuidas teil läheb nendega, et kirjutage neid küsimusi, kui midagi on ja kindlasti siis ärge unustage, et toetage siis käesolevast Eestis ja lisake väike like ja subscribe, mis teeb tuju paremaks ja kindlasti tulevad uued videod mingite huvitavate harjutuste kohta.